järgmised 35 minutit umbes saate vestlust kuulata, kuidas võib-olla üks inimene satub rattasporti, kuidas äkki loovtöö ja sport käivad koos ja võib-olla üldse, kas eestlane on spordirahvas või hoopis mujal maailmas tehakse rohkem. Minu kõrval on Liisa Ennuste, Bolti loovjuht, aga sõidab ka homme seda lühemat 92 kilomeetrist distantsi. Tere, Liisa! Me leppisime kokku, et sa ütled pikemat distantsi. Jaa, tegelikult Liisa aasta otsa valmistus pikemaks ja võib-olla homme ei keera lihtsalt sealt ära, kus vaja on. Seega lepime kokku, et tuleb see pikem. Ja võib-olla 2 korda. Nii. Teeme nii. Esimene küsimus ongi tegelikult, kas oled valmis homseks? Jah. Hea lihtne vastus. Peakorraldaja Ergo andis mulle sinu kohta infot, et sina oled mitu aastat justkui kasvatanud endas ratturit. Ja ütleme nii, et sinu teekond on Zero to Graveli hetkel. Mis seal vahepeal juhtunud on? Et kuidas sa oled jõudnud siia, et sa peaaegu oleks läinud 150 kilomeetrisele distantsile? Ma arvan, et minu teekond algas sellest, et mul oli 3 põlveoperatsiooni ja mul ei lubatud enam joosta ega teha midagi, mis sisaldab hüppamist. Ja nagu paljude inimeste teekond rattamaailma hakkab siis vigastustest. Ja siis ma hakkasin tegelema maantee rattasõiduga natukene. Aga Gravelisse sattusin ma läbi selle, et üks mu kolleeg kutsus mind enda tiimi eelmise aasta Pöörirando siis 24 tunni ultravõistluseks. Ja toona mul ei olnud aimugi, et kui palju ma üldse suudan järjest sõita ja lihtsalt läksin voolu ja tiimiga kaasa ja tegime 240 kilomeetrit ja siis ma sain aru, et see ei olnudki nii raske minu jaoks. Ja kuidagi usk endasse tekkis ja see oli väga lahe kogemus, väga põnev ja sellest saati kuidagi see pisik läski nii kiiresti suure plahvatusega. Aga mitu tundi te rajal olite siis? 240 kilomeetrit on ikka päris palju. Jah, seal on natuke veel see ka, et see kes on käinud Pöörirandal teab, et see mõni kilomeeter läheb läbi võsa, nii et see on erinev nagu tundide arv, et see ei võrdu alati kilomeetrite arvuga. Aga me magasime võrkkiikedes, ma arvan, 3 tundi ja ülejäänud aja kas liikusime või tegime peatuseid. Nii et 24 tunnist või jah, Pöörirand on 24 tundi, just. Aga milline võistleja sa oled? Kas sa üldse oled võistleja või sa lähed justkui iga kord siukse läbimise eesmärgiga? Kas sul on mingi üldse eesmärk, kui sa lähed kas võistlusrajale või isegi trenni? Ma tean, et see kõlab juustuselt, aga mu eesmärk on seda nautida, et minu jaoks mingi hästi kindel eesmärk võtaks natuke isegi mingit nautimist maha, et ma alati olengi käinud tiimiga koos, kui ma tahaks päriselt aega teha, võiks ma üksi minna, sest siis ma saaks täpselt enda järgi sõita. Et kuskil mu sees on kindlasti võistlushing ja ma tahan ennast proovile panna ja kindlasti juba mõtlen see, et okei, järgmine aasta ma tahan teha pikema distantsi ja nii edasi, aga see ei pea, ma ei taha, et see tunduks mulle endale mingi asja optimiseerimisena, et okei, ma proovin nüüd kõiki punkte võimalikult kiiresti ja hästi võtta, ükskõik, mis see maksab mulle. Et pigem ikkagi, et see oleks äge rada, ägedate inimestega, üksi mulle ei meeldi sõita. Nii et need on põhilised asjad. Äge, aga mis sind Graveli puhul ära võlus? Kas see oli Ergo mesijutt, eelmise aasta pildid või sa oledki nagu Graveli peale natuke spetsialiseerunud? Seda võib kutsuda jah spetsialiseerumiseks. Aga ma tegelikult ei tea, miks ma üldse maanteeratast alustasin. See tundus loogiline võib-olla, kuna Gravelit alustades sa pead rohkem teadma, et millised need rajad on ja kuidagi maanteel sõita tundub palju
lihtsam alguses, aga gravel on palju huvitavam, et ma arvan, et see põnevus ja adventure, mis tulebki kaasa sellega, et mõnikord rada lõpeb ära, mõnikord sa pead ratast kandma kusagilt ülesse, et see on osa sellest ja see on väga lahe. Nii et sa oled natuke seikleja, avastaja ka, kui sa lähed, astud uksest välja rattaga, kas sul on teekond teada tegelikult? Jaa, ma olen ikkagi piisavalt kontrollifriik, et mingisugune rada on valmis vaadatud. Ma ütlesin enne, et sa töötad loovtöö keskkonnas igapäevaselt, sa pead mõtlema ideid nullist kuni kuidas see kõik pärast, ütleme niimoodi, kasti ära panna paari aasta pärast võib-olla isegi. Et on inimesi, kes lähevad just õue näiteks rattaga sõitma, et tööst eemale saada. On teisi inimesi, kes tegelikult lähevad sinna ja saavad suurt inspiratsiooni, lähevad koju, kirjutavad raamatuid. Kuidas sinuga on? Raamatut ei ole veel tulemas, aga kindlasti minu jaoks on rattasõit asi, mis on väheseid aegu mu elus, kus ma ei ole ekraanide taga ega üldse ühendatud mingite kiirete sõnumite reageerimistega ja nii edasi. Et seda ma naudin väga. Ma olen üks inimestest, kes ei kuula podcast ega muusikat, kui rattaga sõidad, isegi kui see on tunde ja tunde, et oledki vaikuses ja mõtled enda mõtteid ja vaatad, mõtled, kuidas need tuuleveskid töötavad ja huvitav, kas siin on alati nii palju kasepuid kasvanud ja nii edasi. Ehk siis, ja siis sealt lähevad võtted loomulikult edasi ka vahepeal tööle ja tulevad ka mingid lahendused pähe, aga seda ma isegi märkan harvemini, et pigem ta on puhkus ajule ja sellisele tundele, et sa pead kogu aeg olema ühenduses. Aga kuidas sa või kust sinu ideed siis tulevad, kui nad ei tule võib-olla sealt rajalt, et ütleme nii, et mõttesport on ka tugev selline sport ja pärast seda sportima minna päriselt on ka päris keeruline, et kust sinu parimad mõtted võib-olla tulnud on? Mul on tunne, et minu aju töötab veidi teistmoodi, et paljud ütlevad küll, et neile tulevad head mõtted duši all ja ma ei tea, voodilinud riikides, aga mul on tunne, et ma pean ikkagi istuma arvuti taga ja kirjutama välja asju, mis mulle pähe tulevad ja kuidas need mulle pähe tulevad, on, ma arvan, erinevatest asjadest, mida ma lugenud ja kuulanud olen, ehk siis see pagas, mis su pähe on ehitatud. Et ma arvan, et tarbida tuleb tegelikult üsna palju kunsti, muusikat, filme ja nii edasi ja sealt sa lood mingid ühendusi. Aga et need ideed sünnivad mul ikkagi nagu tööd tehes ja harva nii, et ma kusagil rattaga sõidan ja siis tuleb raju kampaania idee. Kas sul on rattaspordi kõrval mõni teine salahobi ka, mis sind aktiivsena hoiab? Ma saan aru, et põlvevigastused, tean ka ise, panevad põntsu, nagu sa ütlesid, hüpetele, jooksmisele ja alles jäävadki jalgratas ja ujumine tavaliselt. Et kas sul on veel mingeid selliseid liikumisviise? Ma ei uju. Võin seda kohe öelda. Nii et triatlonile hetkel ei lähe. Seal peab jooksma ka. Aga on triatlon, kus on ka hobuse peal siis üks etapp. Nii et seda ma võiksin teha, et ma ratsutan. Ja ma ei hoia oma hobisi saladuses, et kõik näeb minu Instagramist. Aga jah, et midagi väga huvitavat rohkem jällegi öelda peale ratsutamisest, ülejäänud on sellised jõusaali ja pilatese trennid. Klassikaline. Yeah. Aga enne jäi tegelikult küsimata, kui me rääkisime just sellest gravelist ja homsest, et sa ütlesid küll, et sa ei ole võistleja, aga mida sa homselt justkui ootad või kas sinna paneb mingit eesmärki? Mu eesmärk homme on samamoodi seda nautida ja läbida ja mu isa tuleb ka osalema, nii et võib-olla me sõidame koos ja tema on rattasportlane olnud.
aga jah, mul tõesti ei ole muud sulle nagu öelda, et ma ei lähe aega tegema, ma praegu jälgin enda tervist rohkem ja võtan seda mõistlikult ja ma tean, et see ei saa lihtne olema, kui ma tunnen, et ma tegelikult suudaksin kiiremini sõita, et ma peangi lihtsalt ise kontrollima ennast. ja kui sina ütled, sul on isa ka raja peal, ma arvan, et see 90 või 150 kilomeetrit on sihuke distants, kus sa leiad või ma arvan, veel rattasõpru, kellega seal grupis sõita. Nagu sina ütlesid, sa tegelikult, sulle meeldib koos asju teha, et teised ka, tehke ikkagi juttu, kui teil on mõnus tempo, et mine sa tea, kus see sõprus viia või võib-olla järgmine aasta siia samma. Igal juhul, kui sa vaatad tagasi, sa oled töötanud kui Nike'is ja olnud siukses spordiskeenes sees. Nüüd minul tekkis küsimus, et kas inimesed mujal riikides, kus sa elanud oled või sa tead Nike'i, ma ei tea, statistikat, et kas inimesed on teistmoodi aktiivsed või kas eestlane ongi sihuke spordirahvas, nagu me ennast nagu kujutada tahaks? Mul seda statistikat ei ole enam taskust võtta, et Nike aegadel kindlasti oleks osanud sulle siia laduda mingeid numbreid, aga enda nagu mälestuste põhiselt, siis ma ütleks küll, et näiteks Nike'is töötavatest inimestest Eesti ja Baltikumi tiimid olid väga sportlikud võrreldes teiste riikide tiimidega ja ma räägin tiimist niimoodi, et nagu turundustiimid ja laiendatud siis müügitiimid ja nii edasi, aga meil olid alati koos sportlikud kas mingid võistlused või tegevused, kui me kõik Nike Euroopa peakontoris kohtusime ja seda ma mäletan küll, et me olime alati väga head võrreldes teistega, et kõik võtsid sporti väga tõsiselt ja ma arvan, et peaaegu igal inimesel seal tiimis oli mingi sportlik eesmärk, kas see oli läbida maraton või mingi sõit või kas või see tipustopini jooksud, mis toimuvad nüüd iga suvi. Et jah, mulle on küll sihuke mulje jäänud, et me oleme ikkagi keskmisest sportlikumad, aga ka minu enda sõprusringkond on lihtsalt väga sportlik, nii et ma olen natuke nii-öelda biased. Aga näiteks linnapildis, kui sa oled olnud suurlinnades tegelikult, ma saan aru, Dubais ja nii edasi, et milliseid sportjaid sa seal näed võib-olla, et meie näeme tavaliselt, ratturid kaklevad autojuhtidega, jooksjaid on palju metsas, et kas seal toimub see kõik samamoodi? No okei, mul on 2 erinevat kogemust. Üks on siis London, mis on suur linn, kus linnapildis ei ole väga palju sportimis või no okei, jooksmas saab käia, jooksukultuur on suur, aga inimesed käivad trennides, jõusaalides, seal on 100 erinevat butiiktrenni. Ma ise sõitsin jalgrattaga igapäevaselt tööle ja tagasi, mis oli ka juba omaette mingi 40 minutit äkki üks ots. Mina olen olnud selline ülelaskja. Ergo on mind 2 aastat proovinud siia saada, mina ütlen, mul ei ole ratast, mul on põlv, mul on kontsert, mis iganes. Praegu Liisa on see, kes ei otsi vabandusi. Ehk siis, kui mina peaks siia järgmine aasta tulema, täpselt selles seisus, kus ma olen, mul ei ole ratast, mitte suurt kogemust, mida sina mulle soovitaksid, et ma suudaks 92 kilomeetrit nautida, mitte ainult läbida? Mulle meenus lihtsalt eelmise aasta kord, kui ma läksin samamoodi 2 nädala ette teatamisega. Niimoodi, et ma vaatasin, kus ma saan rentida ratta, kuna mul ei ole ka oma graveli ratast. Ma sain selle Citybike'ist 50 € eest, ehk siis ratta olemasolu ei ole takistus või tähendab mitte olemasolu siis. Nii, selle rentisin sealt. Okei, pööriranda jaoks oli veel varustust vaja, et rattakotid ja ma saan aru, miks see paljudele inimestele tundub overwhelming, et kus üldse alustada ja mida täpselt vaja on ja mina arvasin alguses, et ma panen asjad seljakotti ja nagu seljakoti selga, siis ma sain aru, et see on mingi
kõige hullem mõte, mis inimesel olla saaks, sest sul hakkab selg valutama, aga nagu minu jaoks see ei olnud loogiline, et sa ei saa seljakotiga tulla. Aga nüüd ma tean, et selleks ongi rattakotid ja tegelikult neid saab ka laenutada. Nii et see kõik on väga tehtav. Põlve osas loomulikult sa pead nagu vaatama, et milline distants sulle see pärast ikkagi 240 kilomeetrit oli ka mul põlv natuke paistes, aga see kestis ainult 1 päeva võib-olla. Et see ülekoormus võib ikkagi natuke mõjutada. Aga mingi väike valu käib spordiga kaasas, ma arvan, et sellega peab lihtsalt arvestama, kui sa oled juba 30+. Jah, see on nagu spordivalu on natuke võlu, et siis sa pingutasid, ütlevad paljud, ärge lihtsalt üle pingutage, et jällegi teeme natuke reklaami, Stebis on palju füüsiosid, saate terviseuuringutel käia, et kes pole kindel, et ta rattaselga 100 kilomeetrit läbima võiks minna, siis tegelikult käige kontrollis ja ma usun, et enamus inimestest järgmiseks aastaks oleks kindlasti selles vormis. Üks tähtis asi veel, mis on nagu rusikareegel, et kui sul need asjad olemas, on ratas olemas, head rattapüksid, ma ütleks, see on oluline, ülejäänud outfit on okei, ei pea olema kõige uuemad rahvariided. Siis toitumine, et sul oleks süsivesikuid, ehk siis mulle väga meeldivad need hapud tatlid. Neid võtta iga poole tunni tagant ja piisavalt juua isegi siis, kui sul janu ei ole, et see on mõned vead, mida võib-olla algajad nii-öelda teevad, et algus on hea olla ja siis hiljem on räiged krambid, kuna nad õigel ajal ei hakanud vett jooma või tarbima midagi. Täiesti nõus. Ma olen elus ühe korra tegelikult 100 kilomeetrit päevas läbinud. Käisin jällegi korraldaja Ergoga ühel rattamatkal, pakkisime rattad asju täis. Ja hea rattapüks oli see, mis Ergo lähedane tõi mulle Tartu linnapiirile, sest Ergo ütles, et sa ei pea muidu vastu. Ja Ergo andis oma püksid mulle ja endiselt oli teine päev raske. Ehk siis nagu ka meie podcastis Ergo ja Tanel Kangertiga, mõelge sellele, et sadulat saab proovida vahetada, rattapükse, et algus võib-olla ehmatab, aga tegelikult kui sa ära harjud, siis see ei olegi vist nii hull. Et minulgi on see kogemus olemas, aga selle taha sõitmine ei ole jäänud. Kas sa oled mõne müüdi ka enda jaoks murdnud võib-olla rattasõidu puhul, et mida sa, kas sina ise arvasid või keegi, kui sa räägid rattasõidust inimesega, kes rattaga ei sõida, et ta on üllatunud su peale? Minu peale üllatunud. Või sellega nagu, ma ei tea, mõne fakti peale, et pigem võib-olla see jah, et inimesed on üllatunud, et nii pika distantsi ma sõitsin ilma rattatrennita. Ja ma ei oska öelda, et see mingi soovitus või asi, et kõik suudavad seda teha, sest et ma tean, et üleüldises mõttes ma olen sportlik olnud ja ikkagi eluaeg mingit trenni teinud. Aga jah, et see on inimesi üllatanud võib-olla küll, et eelmine aasta ka ma tegin 2 sõbrannaga tervele Saaremaale ringi peale, mis oli siis, ma ei mäleta enam, see oli üle 300 kilomeetri 2 päevaga. Et ikkagi jah, et see kilomeetrite arv, mida sa tegelikult suudad, on väga suur, et see ei ole nii raske, kui see võib-olla alguses tundub, et ma tean, et inimesed arvavad, et näiteks 92 kilomeetrit tundub päris pikk, aga ma arvan, et selle teeb iga inimene ära, kes on vähegi liikuv. Tempo tapab, öeldakse selle peale. Et kes ka ei tea, siis homme on tegelikult sõidus samamoodi siuksed toitlustuspunktid, puhkepunktid, kus aeg läheb kinni. Ehk siis sa saad võib-olla isegi justkui 2 sõitu endale. Kes tahab võidusõitu, siis samuti saab suruda mõlemal ja puhata vahepeal. Aga ma arvan, et keegi ei peaks muretsema selle eest, et ta jääb sinna üksi rajale ja ei jaksa, et seal punktis kas või turgutatakse üles ja lähme edasi. Äkki teeme siia lõpetuseks ühe sellise klassikalise kiired küsimused, lühidad vastused.
ma arvan, et see on minu worst nightmare. no vaatame, ma arvan, et see ei ole nii suur probleem. Esimene on see, et mis on see tegevus, mida oma heaoluks teeksid, kui sul on 15 minutit vaba aega? mu esimene vastus oleks nii vale, et vaataksin Instagrami reels nagu toredaid naljakaid reelse, aga ma saan aru, et õige vastus oleks see, et ma läheks õue päikese kätte ilma telefonita ja lihtsalt nagu väike taimeke. ei, ma arvan, et see, kui sa ütlesid, et sa rattasõidul ei kuula midagi, ei vaata midagi nii-öelda ekraanidelt, siis see on just võib-olla see aeg, kus mõistusel puhata lasta, on ju, ja naljakad videod kindlasti tõstavad sihukest tuju ka. Ja kuigi mul tuli nüüd meelde see, et kui ma vahepeal tegin challenge'it, et igal hommikul vähemalt 10 minutit venitada ennast, siis see muutis küll mu enesetunnet. Ma ei taha öelda terveks päevaks, aga vähemalt päeva esimeseks pooleks väga palju, et sihuke väike aeg, aga täiesti väga suure efektiga, eriti hommikul pärast ärkamist. Kas sa teed seda endiselt? Ei, mul on iga kuu uus challenge. Vot, võtke see siit kaasa. See kuu Liisal on äkki Graveli challenge siin, siis mine sa tea, mis järgmine kuu tuleb. Äkki sul on soovitus homsele rajale kõigile kaasa? Sa suudad ja sa jõuad. Ühesõnaga jah, et sa suudad selle läbi teha, juhul kui seal on keegi, kes arvab, et see on ikkagi võib-olla liiga raske, et võtad rahulikult ja jah. Kes veel kahtleb siin, siis ma ei tea, minge vaadake registratuurist, äkki saate homseks kirja panna. Liisa kinnitab, et sa jõuad. Jah, et ma võiks selle linnarattaga ka läbi teha. Võib-olla mitte homset rada, aga selle distantsi. Julge lubadus, tore lubadus. Minu järgmine küsimus oleks igav olnud, sest sa vastasid sellele, kas sa spordid vaikuses või klappidega. Sa ütlesid, et sulle meeldib tegelikult teistega koos nagu seda rohkem teha. Aga milline siis oled, kui sa ei ole üksi, ei sõida üksi? Kas sa oled siuke lobiseja või siis sa leiad inimesed, kes ka nautlevad sinu ümber? Ma selline non-stop lobiseja ei ole rattaseljas. Pigem selle koos tegemise võlu on see, et Gravelit sõites sa satud uutesse kohtadesse ja nagu need situatsioonid ja mingid asjad, mida sa näed, sa tahad neid jagada kellegagi. Aga mitte konkreetselt see, et sa kogu aeg vahet pidamata jutustaksid. Aga ma teen seda ka vahepeal mõne sõbrannaga, keda ma ei ole pikalt näinud, nii et see on selline 2 ühes. Mitte coffee date, vaid bike date siis. Äge. Sa ütlesid, et sa tegelesid siis hommikuti venitamisega vahepeal, sul on vahepeal mingid uued rutiinid. Aga kas sul on midagi sellist igapäevast, mis hoiab sind värske ja tervena? Või noh, mõnda, ma olen igasugused vastuseid siin podcastis sellele saan. Mõni ütleb, et isegi kohv on tema jaoks endiselt selline rõõmutoov asi, iga hommik tead, mida oodata. Mõni läheb varem magama sellepärast, et hommikul head kohvi juua. Kas sul on ka midagi sellist? Kohvi on minu jaoks ka asendamatu, et see ikkagi see kick, mõnus endorfiine täis laks, mille sa hommikul saad ja sa tunned, et kõik on võimalik, kõik probleemid on võimalik ära lahendada, et see on ikkagi. Aga teine on igapäevane mingi liikumine, et ma jalutan üsna palju. Mul on koer ka, nii et temaga jalutamine on üks mu lemmiktegevusi. Kas sa oled pigem hommikune sportja või õhtune? Õhtune. Kas sellel on mingi kindel põhjus ka? Ma usun selles, et inimesele on naturaalne see unekronotüüp. Jah, see sõna. Et ma ei ole hommikuinimene. Ma saan harjutada selleks ilmselt, kui keegi mind sunnib. Kene Vernik võib sulle kindlalt hea nõud anda. Aga pigem on minu jaoks oluline see, et kui sa oled terve päev tööd teinud, et pärast seda on mingi moment, kus sa saad liikuda, et ma ei kujuta seda ette, et ma lähen otse koju edasi istuma. See tundub mulle õudus. See on nõudus, nii et soovitan kõigil, kes ka hommikul trenni ära teeb, minge pärast kas või ringiga koju. See võib-olla laeb teid natukene maha sellest
töörutiinist, eestlane muidu töötab ennast surnuks, lihtsalt öeldakse. Ma arvan, et minul on küsimused otsas. Liisa läheb homme rajale, kõik näevad teda. Homme läheb rajale, ma kuulsin ligi 200 ratturit, erinevad distantsid. Praegu ma näen, et mudilased teevad ka juba tugevat trenni ja 10 minuti pärast hakkavad ka lastesõidud. Ehk siis tõmbame selle otsa kokku. Liisa, kas sul on veel midagi rattasõpradele soovitada, kaasa anda, ergutada? Ei, aga mul on küsimus sulle. Küsi. Kas sa osaled järgmisel aastal? See võetakse linti 3 kaameraga ja no kui Ergo teeb samasuguse ilma ja keskuse siia Majoraadi parki, siis kindlasti. Tulen kas või selle tumerohelise linnarattaga, mis Ergol oli, sest ma ütlesin, et mul ei ole õiget ratast ja Ergo peab võib-olla mulle selle laenama. Nii et ma arvan, et saame diilile, aga diili teine osa võib see olla, et sina pead ka tulema. Ka selle rohelise linnarattaga? Ei, ärme tandemit teeba. Okei. Diil. Diil, väga hästi. Nii et nautige seda nädalavahetust, nautige päikest, loodetavasti homme ka ilm hoiab ja pühapäeval tehke neid tegevusi, mis siin veel on. Ja mina arvan, et kohtume järgmine aasta. Aitäh sul, Liisa! Aitäh kutsumast!